tere tulemast Sabapunkti podcasti. Kes veel ei tea, siis mina olen Kelly ja õpin ka turundust ja täna on minu kõrval Hedvig, minu kursusekaaslane, kes siis küsib minult Sabapunkti kohta küsimusi. Jaa. Ma tahakski kohe esimesena küsida, selline hea esimene küsimus, et mis see Sabapunkt siis üldse on? Sabapunkt on nüüd Eesti esimene lemmikloomateenuste platvorm, kuhu on võimalus lisada teenusepakkujatel kuulutusi, olgu siis koerahoid, kassihoid, jalutusteenused, treenerid, loomamassöörid ja groomerid on ka. Ja see on sinu platvorm? See on minu platvorm. Aga ma olen tahtnud teada, et ma näen, et see on üli südamelähedane teema, et koolis on kuulnud, et sinu platvorm, sa oled tegelenud sellega juba pikalt, aga see idee, kas sa nagu üks öö lihtsalt ärkasid üles ja otsustasid, et nüüd on aeg, et ma hakkan tegema või juba selline nagu pikalt sul mõtetes ja vaikselt nagu beebisamme tegid? Tegelikult ma ütlen, et ma hakkasin pikalt keerutama. Et eelmise aasta sügisel ma tulin päris suure läbipõlemisega töölt ära. Ja ma ei mäleta, kas see oli nüüd aasta lõpus või uue aasta alguses käis mul peas nii-öelda plõks ära, et mina pean nüüd Sabapunkti tegema. Aga hiljuti? Peaaegu, et eelmise aasta, ma mõtlen märtsist vist hakkasin seda ehitama. Aga ma ei osanud ju veebilehti teha. Polnud õrna aimugi. Veebileht, kontaktid. Kõik. Seal on ju väga palju, see on nagu meeletu ettevõtmine. On. Aga tahaks teada, milline on äkki olnud kõige üllatavam see väljakutse kogu selle ettevõtmise jooksul Sabapunkti luues? Kõige üllatavam võib-olla on olnud see turunduse pool. Kuidas turundada, sellepärast, et ma ise ei ole ju absoluutselt sotsiaalmeedia inimene. Ma ei ole kunagi otsinud teenuseid, tooteid sotsiaalmeediast, et minu jaoks on see lihtsalt meelelahutusplatvorm. Aga kui jääd sa siia õppima tulid? Loomulikult. Tuleb kasuks, aga minu platvorm algselt või ka tänasel päeval ongi mõeldud ka inimestele, kes samamoodi nagu mina ei otsi erinevaid teenuseid siis sotsiaalmeediast, vaid pigem guugeldades. Ja platvorm tegelikult koondabki erinevaid teenusepakkujaid ja kui Google'isse sisse lüüa, siis läbi selle platvormi tegelikult leiab ka inimesi. Nii neid, kellel on oma veebilehed, on lisanud minu platvormile kuulutused, kui neid, kellel tegelikult ei ole veebilehti, aga on ka väga head ja kvaliteetsed teenusepakkujad. Ülilahe. Mis sa oled nüüd juba umbes üle aasta tegelenud sellega vaikselt? Alla. Mis on seni olnud selline üks moment, selline nagu win moment, kus sa olid nagu, et tõesti, ma teen õiget asja, ma olen õiges kohas omadega? Kõige suurem win moment on, ma ütleks, et blogi. Mul on seal platvormi blogi ka, kus oma ala spetsialistid saavad kaasa rääkida, oma teadmisi jagada inimestele ja siiani on tegelikult päris suur huvi selle vastu olnud nii teenuse pakkujatel, et nad saavad oma nii-öelda seda sõnumit edasi anda blogi kaudu, kui ka tegelikult inimestel endil, ehk siis lemmiklooma omanikel, et teada saada, millised teenused üldse platvormil on olemas. Aga neid oma ala spetsialiste, kas sa ise kontakteerud nendega, tunned neid juba lihtsalt varasemalt? Ikka ise. Ma absoluutselt ei ole tundnud neid inimesi. Ma olen lihtsalt kirjutanud, otseühendust võtnud. Kõige põnevamad inimesed, kes on andnud blogis intervjuud, ongi nüüd sügiseti toimub meil trühvli koerte koolitus. Ja on ka tegelikult erinevaid kehakeele kursuseid. Mina ja koeraomanikuna absoluutselt ei teadnud, et sellised ettevõtmised on olemas. Ma ei tea, kas sina olid kuulnud? Ei. No võtta. Ei, ka su Sabapunkti vaadates lihtsalt palju teenuseid, mis ma
elus ei oleks ette kujutanudki. Ma isegi ei teadnud väga, et koeramassaaž on olemas. Jaa, mina ka kuskil 1,5 aastat tagasi ei teadnud, et selline asi on olemas. Aga no, lühidalt öeldes see on tegelikult peamiselt mõeldud kas siis sportkoertele, operatsioonist taastuvatel, kellel on kas liigestega probleeme, et tegemist on ikkagi sellise ravimassaažiga, et mitte klassikalises mõistetes, et lähme nüüd spaasse. No võib ka minna, et miks mitte, aga et seda sabapunkti tehes saad ju ka ise nii palju juurde veel õppinud ka koertest ja üldse lemmikloomamaailmast ja kõike. Absoluutselt ja ma oskan tegelikult teistele koerte omanikele ka rääkida, et mis teenused meil üldse olemas on. Super lahe. Kuulge, ma nägin su Facebookis on üks väike mustpuudel või noh, kui väike ta on. Selline armas mustpuudel tihti. Et kas ta on ka su koostööpartner või... Jaa. Tema on nüüd Sabapunkti assistent. Jaa, mis ta nimi on? Tema nimi on Santa ja ta on minu enda koer, 3,5-aastane. Ja tema hoiabki mul alati lippu kõrgel, et ma ju enda gruumeri leidsin ka Sabapunktist. Ta on ju ka justkui vundament või noh, miks sa tahtsid üldse Sabapunkti teha? Jaa. Kindlasti. Ta on mul esimene koer ja tegelikult juba selle mõttega, et teada saada, mis teenused meil üldse on olemas. Et kas ma tahan proovida mõnda treeningvormi, üldse teada saada, kas või see loomamassaaž, et kui koeraga tõesti peaksid liigese probleemid tekkima, kunagi ei tea, mis võib juhtuda, aga ma vähemalt mul on see teadmine olemas, et meil on Eestis sellised spetsialistid ja ma saan vastava inimese poole siis pöörduda. Ma võtsin ka hiljuti koera, meil on 4-kuune Quinn, ta on saksa lambakoer. Kui ma nüüd tahan treenerit leida näiteks, kuidas treeneriga kontakti saamine näeb umbes välja platvormil? Praegu platvormil on väga lihtne, mul on mõned treenerid ja neil on pikaaegne kogemus ja saab võtta ühendust otse kas siis läbi platvormi. Seal on nende kontaktid kõik olemas. Seal on kontaktid olemas just. Et olenevalt, kas sul on vaja individuaalset treeningut või soovid grupitrenni minna ja samuti treeneritel on tegelikult ka kodulehe lingid, et saab otse siis vaadata nende endi kodulehti ja võrrelda, et milline treener või milline treeningmeetod siis nii sinule kui koerale sobiks. Aga ühe asja ma tahaks tegelikult sinu käest ka küsida. No. Et kui me räägime koerte treenimisest, kuidas sina näed seda, et kas koerte treener õpetab koera või õpetab inimest? Inimest pigem. Just. Ma tunnen, koer on eriti selline peegeldus oma omanikust ja treeningud on tihtipeale ikkagi mõeldud inimestele, et nad oskaksid paremini kasvatada oma koera ja oma koera elu kvaliteetsemaks teha. Just, et siis on täiesti õige arusaam, sest et ma olen kuulnud nii palju erinevaid, et arvatakse, on inimesi, kes arvad, et koertetreener peab õpetama koera, et just kui inimest ei õpeta, aga asja mõte ongi, et kui sa käid trennis ära, et sa oskaks ikka pärast siis neid treeninguid jätkata siis samamoodi, et koer käituks hästi ja kõik oleks lõbus ja tore ja. Okei, aga super, Kelly, nii põnev teema oli, nii lahe oli see podcasti teha. Üldse mega lõbus kogemus ja ülipõnev, sa oled nii tubli. See Sabapunkt on nagu nii super teenus ja platvorm, et sa oled meeletu töö ära teinud, et aitäh, ma sain sind intervjueerida sel teemal. Ja suur aitäh sulle ka, Hedvig, ja aitäh kuulamast ja jälgige kindlasti Sabapunkti YouTube'i kanalit ja kohtume siis järgmises podcastist, kus võtame ette siis juba koerte treenimise teemad. Jäi!